Tere, head kuulajad, ja tahaksin selle meie pika kõneluse edasi juhtida olnud väärtuste ja muutunud väärtuste lainele. Ja alustaks nüüd mõttekäike sellega, et me praegu elame ehk materiaalselt suurima külluse ajastul, mis siinmail eestlastel on olnud, ja ka meie haridussüsteemis on vahendeid rohkem kui ehk kunagi varem, sest vägagi on paranenud koolide infrastruktuur, koolid on arvutiseeritud, seadused soosivad vabadust, õppekavas rõhutatakse üldinimlike omaduste arengut ja nüüd on kõneks siis ka aktiivsete meetodite tulek kooli, nii et ühesõnaga kõik justkui oleks hästi. Samas aga on üldteada kummagi poole õpetajate kui õpilaste kui ka vanemate kahanenud õnnetunne ja vähene rõõm teadmistest ja õppimisest ja üsnagi instrumentaalne suhe õppimisse. Milles siis on küsimus? Ja siit edasi juhikski arutluskäiku sellele, et inimene õpib millegi pärast ja see miski on tema enese elukäik, tema enese väärtused, millele ta ühitab üles oma elu. Milline osa on siis väärtustel inimese jaoks? See osa on väga mitmekihiline, aga üks olulisemaid on see, et väärtused, mis me oleme enesele ise loonud, ka moraal, mis me enesele oleme ise loonud, tuletades meelde ühte endist küsimust, et moraal ei ole mitte see, mida saab kellelegi väljast anda, vaid inimene ikkagi ehitab selle eneses sisimas ise üles. Ja identiteet tähendab siis seda vastust küsimusele, kes ma selline olen. Ning selles mõttes identiteedi sisuks on eluorientatsioonid ja orienteerutakse, elatakse ju selle nimel ja selle poole, mis on midagi väärt. Nooruseas noored inimesed elavad seda taga otsides, et leida üles miski, mis võiks mulle saada väärtuseks, mille poole ma võiksin siis elada. Ja identiteedi uurijad on ka täheldanud, olen paljuski see, mida ma väärtustan, ja teeks väikse kõrvalepõike siin fenomenoloog Charles Taylori teooriatesse, kes eristab tugevaid ja nõrku väärtusi. Tugevad on siis need väärtused, mis inspireerivad minu elukäiku tervikuna, kus ma saavutan oma autentsuse, oma elu põhimõtted, oma tabud, aga nõrgad on soovidepärased väärtused, mille alusel orienteerun ma igapäevaelu valikutes. Praeguses seisus oleme me millegipärast sinna juhtunud, kus paljude asjade väärtus, mida kunagi ihaleti, sest minagi ju mäletan veel, kui kodudes öeldi lastele, et kõht täis, katus pea kohal, riided seljas, ei tea, mis sul veel vaja on siin elus. Ja need olid sõjajärgsed aastakümned. Nüüd on need unistused on täitunud, aga kuhu edasi? Ja meenubki eestlaste vanasõna, mitte üksnes leivast ei ela ju inimene. Oleme täna siis jõukamad, mobiilsemad, turvatumad, samas oleme ka heitunumad, nõutumad, ahistatud ja üksi. Ja siit siis 4 küsimust, mille iseendal olen püstitanud selle ettekande jaoks. Miks siis aineline küllus ei kustuta inimese nälga, et ta läheb lausa kuritegelikule teele? Mis laadi see nälg ehk olla võiks, ehk millest on inimene ilma? Millistest väärtustest täna on ümbritsetud meie haridus ja kasvatus? Ja kas need väärtused, millest nad on ümbritsetud, saavad olla ka väärt inimese jaoks, kes otsib oma elule orientatsioone? Sellised küsimused siin. Ja kunagi olen kirjandusest leidnud ühe tsitaadi, kuulub see Peter Winchile, kultuuriuurijatele, ja tema väitel siis tegurite tähendust võiks hinnata eelkõige selle pinnalt, milline on olnud nende osa inimelule tähenduste andmist. Ehk kui kuskil mingi kultuur jookseb tühjaks väärtustest või siin on Saksa noorsoouurijad aastakümneid rääkinud kooli tühjenemist, tähendustest,
nii et tähendustest tühjenemine, mis võib-olla ehk saadab mitmeidki läänelikke institutsioone, ja siis ongi küsitav, kust ma leian enesele need eluorientatsioonid. Ja peatudes siis väärtuste osal kasvatuses, ongi väärtused ju üks põhiküsimusi tegelikkuses, sest kummalgi, nii haridusel kui kasvatusel, on tugev väärtuseline iseloom. Me kasvame ise, kasvatame oma järeltulijaid ju mingite väärtuste rüppes, kasvatame mingite väärtuste suunas, ja haridus koguneb mitte selles, mida on pidanud inimesed koolis õppima, sest igaühel on ju enesel sisemine teadmine, mida kõik on suudetud ära unustada, vaid haridus koguneb selles, millest me oleme tajunud väärtust. Unustatakse see, mis on sunniviisiline, mis on kogetud mõttetuks. Nii et ongi kasvatusega seotud hariduses üks küsimusi on, mismoodi mõtestada seda, mida inimene on tulnud õppima. Ja edasi teadmistena mõistetud haridusest saab rääkida vaid siis, kui see teadmine on õppija jaoks millegi väärtustanud. Nii et miski on siis midagi kultuuris, teadustes, looduses, mis on minu jaoks saanud oma väärtuse. Ja selles mõttes siis informatsioon ei ole teadmised. Meil aetakse asju segi, meil peetakse informatsiooni teadmisteks, aga informatsioonist inimene alles sisimas konstrueerib enesele teadmise. Ja siin Pildungi traditsiooni võtmes võikski väita, haridus, see on inimese sisemine olek, nii oma suhtumiste kui sisudega. See on see, kuhu inimene on välja jõudnud, ja see on see, millisesse suhtesse ta on suutnud asetuda kõige sellega, mille sees ta elab. On see siis loodus, teised inimesed, kultuur või mida iganes imelist, mis inimene leiab, või ka tema enese fantaasiad näiteks. Siit kaks küsimust, millisest haridusest võiks me täna rääkida, kuna tajume ju, et me ei ole rahul oludega, nagu nad on, ja millistest väärtustest täna on saadetud kasvatus. Sest inimene ei ole instinktide olend ja paljudes tänastes diskursustes tahetakse inimene taandada küll loomaks, küll materjaliks, küll esemeks, küll masinaks, viimastel aegadel isegi robotiks ja väidetakse, et polegi ju vaja enam varsti inimesi, et robotid teevad kõik ära, aga kelle jaoks, võiks küsida, ja kuhu siis see inimene läheb sellega, kes ta on. Ja siin siis vana kooli või haridusteooriate algataja, mitme sajandi taguse Johann Herbarti ütlemine, loodus ei tea, mida ta inimesest tahab. Kui loodus teab, mida ta tahab kellest iganes, sest inimese kohta peab see teadmine sündima inimesest enesest. Tema ise peab selle endale tuletama. Ja nüüd, kui küsida, et milline on see haridus, mis siis tänases maailmas siis lapsi ja noori kas õnnestab või teeb õnnetuks, siis tooksin niisuguse motiivi siin esile, et need, kes praegu külvavad maailma rahutust ja hirme, mõeldes siin kas või ISISe terroristidele, nad on üsna haritud inimesed, nad valdavad sotsiaalmeediat väga hästi, nad valdavad infotehnoloogiat suurepäraselt, nad valdavad manipuleerimise tehnikaid, haritud inimesed, mis sa kostad selle peale. Ja need lääne ühiskonna noored, siis, kes ISISe ridadesse siirduvad, on saanud oma hariduse lääne ühiskonna haridusasutustes. Ja küsida tuleb, milline haridus see on, mida on saanud noored, kes lähevad ISISe ridadesse selleks, et raiuda maha oma kaaskodanike päid. Ja kui siit edasi minna ja ringi vaadata, siis mitut laadi korruptandid ja petturid ja kõrgema mastaabi segadust külvavad tegelased, ka nende kohta võib ju väita, et aga haridus on neil hea. Nii et siin tulebki mängu seesama moraalne dimensioon, millest Tero Audio eelnevalt rääkis.
Ja püüamegi siin siis alljärgnevalt kõrvutada hariduse ja kasvatusega seotud algupäraseid väärtusi. Need on need väärtused, mis valdkond ise on sünnitanud läbi pikkade sajandite ja isegi aastatuhandete pikkuse arenguloo. Ja teine dimensioon siis need nüüdishetke ajavaimu poolt dikteeritud väärtused, mis muudavad ehk meid rahutuks ja mis on pannud mitmeid ülikooli inimesi järsku tundma võõristust, et tänapäeva ülikool on see koht, kus mina osutun võõraks, et see ei ole enam minu koht, see ei ole minu ülikool, midagi on lahti. Mis see on siis, mis on lahti? Aga vaatame neid asju natukene lähemalt. Kasvatuse ja hariduse algupärastest väärtustest siis ehk ka see pinnas, millelt nad on võrsunud. Ja lugenud omajagu sedalaadi kirjandust, olen tuletanud 2 põhiküsimust, mis siis on kasvatusmõtlemist saatnud läbi aegade. Ja üheks neist on, kes on inimene ja teine, milliseks peab inimene saama. Sest kasvatus on selline ala, milles on tegu saamisega, inimese kellekski saamisega. Kasvatuse asupaik on kultuur. Kasvatuse kohta hermeneutikud on öelnud, see on osa kultuuris olevast jõust. Ja nende väärtuste keskpunkt siis, kus küsitakse inimese järele, siin ongi ju küsimus selles, mis siis vääristaks inimelu. Ja kasvatus iseeneses on tegutsemine olevikust tuleviku nimel ning ei taheta ju, et see tulevik külvaks mõttetust, surma, hävingut, änge. Seda ju ei taha keegi, ükski kasvav laps sellist tulevikku enesele mitte ei igatse. Ja ka täiskasvanud ei taha mitte seda oma järeltulijatele, vaid vastupidi, nad soovivad edasi anda seda, mida väärtustatakse heaks, suurepäraseks, hoidmist vajavaks. Vähemalt loodetakse, et seda me siis edasi anname oma järglastele. Ja siin võikski tuletada, ja taas palju on sellest kirjutatud, et inimolemine ei ole ainult bioloogiline, no kes seda ei teaks, ja võiks siis rääkida inimolemise vertikaalsest ja horisontaalsest mõõtest. Mis need on? Horisontaalne mõõde on minu silmapiir, minu käed, minu toiming, minu tegu, elu minu ümber, toimetulek kõigi nende ülesannetega, mis elu mu ette asetab, enese elus hoidmine, kellegi millegi teenimine ja iseenda vaos hoidmine kas või ka see siia kuuluks. Vertikaalne mõõde, sellega on tegelenud religioonid ja religioonid on millegipärast kuulunud inimkonna juurde nii kaugele, kui inimkond end üldse kirjeldada suudab. Need on alati olnud ja need on lähtunud küsimusest selle järele, et miks ma olen olemas üldse või miks ma siin olen või kuidas ma peaksin siin olema, mille poole peaksin ma püüdma. Ja eriti, mis on piiride taga, sest inimtunnetusel on piirid ja religioonidest otsitakse vastust, mis on teispool neid piire. Ehk see vertikaalne mõõde ongi igatsus pürgida sinna, mis on teispool piire, tajudes oma enese ajalikkust, oma enese olemise piire. Ja sinna pürgimine on vägagi tihedalt seotud moraaliga, eetikaga, tahetakse iseendast kedagi teha, et ma näeksin kõrgemalt, et mu perspektiiv oleks laiem. Siia alasse kuuluvad igatsused, jumalaotsing ja püüd ka vääristada iseend heade isikuomadustega. Ja siin viide fenomenoloogile Max Scheelerile, kes eristabki inimese minasusest 2 ala. Üks on siis empiirilis-psüühiline mina ja ta nimetab seda, et inimene kui kõrgem loom ja tema psühholoogia tõepoolest teenibki ellu jäämist siin ja seda maist olemist ja see võib seda väga hästi teenida. Ja teine poolus on siis personaalne mina, vaimne inimene. Vaimne inimene võib kasvada kuhu iganes, nii et see lootus on inimesel olemas, sinu kasvul ei pruugigi olla piire.
füüsilisel kasvul on, vaimsel kasvul ei pruugigi olla piire. Nii et kui see inimene on selle äratundmiseni juhitud noorpõlves, sest noorpõlves otsitaksegi nii väga taga seda vertikaalset mõõdet ja küsitakse oma olemise mõtte järele, et siis see meie haridus ja kasvatus tões ja vaimus aitavad seda noort inimest. Vaimse vertikaalse mõõte tasandil tõusevadki esiplaanile siis mittemateriaalsed väärtused, mitmesugused, mis siin lillas kirjas ka kirjas on ja mille sisu igaüks teab, kuigi ka nende sisu üle võib ju mõtteid vahetada. Ja tuleme nüüd selle juurde, et milline on see sõnavara siis, mis on saatnud algupärastena kasvatust ja haridust, sellist kasvatuse ja hariduse mõistmist, mis lähtub inimolemisest ja inimese elu mõtestamisest ja nii-öelda humanistliku mõistena seab kõige keskmesse inimese. Ja muidugi ei ole need sõnad üldse olnud väga ammu kõik kaasas selle kasvatusmõtlemisega. See on täienenud, see on lisandunud uue sõnavaraga ja mina suutsin siit välja otsida järgmised, mis on siis olnud käibel ja millesse on usutud ja millele on üles ehitatud näiteks ka õpetajate haridus, nagu areng, isiksus, subjektsus, kasvamine, kasvatussuhe, kadunud mõiste praegu, tundekasvatus, hääbuv mõiste, vastasmõju ehk interaktsioon, lapsepõlv, pedagoogika praegu hääbuv mõiste muide, hoolimine ja hoolitsemine, praegu muutunud retoorilisteks, pedagoogiline eetika muutunud retooriliseks, humanistlik inimpilt kõnest kadunud tänaseks, intentsioon ehk kavatsuslikkus, nii ja naa sellega, arengutingimuste loomine, mõiste on käibel, õppimine, õpetamine, need mõisted on võimendatud, tarkus, sellest räägivad veel 1. klassi lapsed, et tahan koolis targaks saada, teadmised, räägitakse küll, aga järjest segasemaks muutub, mis asi see on, tasakaalukas iseloom, käibest maas, vaimsus, täiesti mõiste, mida teadus ei tunnista, eneseteostus, ka juba vaigistatud mõiste, kool, koolitus, sotsialiseerumine, nii et siin võite igaüks mõelda, kuivõrd need mõisted on täna kõnes ja arvestatud tänases hariduspoliitikas. Eestlasel on veel üks mõiste ja see on haritus ja siin väidaks, et harituse mõiste nimelt seondub tugevalt selle sama vertikaalse dimensiooniga. Ta tähistabki siis inimesest saavutatud austusväärset sisemist kvaliteeti, väärikaid tunnusjooni, sest harituid austatakse tingimusteta. Ja siia kuuluvad siis ka Hans-Georg Kadameri esile tõstetud maitse ja takt, peenetundelisus, ausus, julgus, suuremeelsus, õilsus, kindlameelsus, vaoshoitus, mõtlemisvõimne vaimne haare. Mina küsin, kas need omadused müüvad ennast täna? Meie kõnepruuke on ju ilmunud mõiste, see müüb. Väärtus on see, mis müüb. Milline neist omadustest täna müüb ennast? See on küsimus siis neile, kes tahaksid kaasa mõelda. Pildungi ideestiku hariduse tunnusjooned olid seotud küpse täiskasvanulikkusega, aga postmodernismi teoreetikud teavad, et tänapäeval ei saadagi enam täiskasvanuks, toiminud on kultuuride infantiliseerumine ja täiskasvanud ka kinoekraanidelt mõjuvad pigem naeruväärsena ja ebaküpsena, imelikuna, agressiivsena, nii et seda küpset täiskasvanulikkust taga otsides, kes leiab selle, on õnnega koos. Haridusele täna seatud väärtused ja nüüd tuleksime siis uusliberalismi paradigmasse, millest ka enne oli juttu. Ehk globaliseerunud kapitalism on endale ümber nõidunud esitlusrüü, mille mustrid on kujunenud uusliberalismi ja postmodernismi segust. Nendest on väga palju kirjutatud. Uusliberalism ei ole Eestis kujunenud diskussioonide aineks.
Mujal arenenud maailmas on see intellektuaalide kõnedes ja kirjatöödes väga valus aine, väga selgeks räägitud, vaieldud aines. Eestis on väga vähe sõnavõtte uusliberalismi teemadel, ehk ütleks, et me oleme olnud kaitsetud ja oleme löönud vastupanuta ukse lahti sellele. Mina nimetaksin seda hääletu alistumine uusliberalismile. Uusliberalism, see ei ole liberalism, mille lipukirjaks on isiksuse vabadus, see on nüüd võetud kirjandusest, need erialakirjandusest, vaid tsiteerin Tero Audiot, meil oli üks intervjuu varem, uusliberalism on rebase vabadus kanakuudis, nii et tegime ukse lahti ja rebane tuli kanakuuti sisse. Uusliberalism on siis loetud teatud huvigruppide kallutatud ohtlikuks globaalse levikuga mõttesuunaks. Tsiteerin Raili Marlingut viimasest Ariadne Lõngast, kes on teinud kokkuvõtte uusliberalismi teooriatest. Ja uusliberalism on ohtlik seetõttu, et tema agenda laieneb üle kõigi elualade. Ta on pandud kõikjale ulatuma ja ta tungib sinna oma mõistestikuga, mis ei ole tema valdkond. Ehk teisisõnu, majandus, sõnavara ja majandusega seotud mõtlemine, mis ongi õigustatud majanduse puhul, tungib ka teistele elualadele ja kahjustab neid päris sügavalt. Uusliberalismi kõigile teadaolevaid tunnusjooni siis järgmised: erastamine, riigi ühenemine ja lahkumine ühiskonnaelu valdkondadest, kõikjale ulatuv turuloogika, ehk turg on kõik, turu retoorika, turuusk, turureligioon, kaasneb sellega inimeste kiire kihistumine vaesteks ja rikasteks, sotsiaalsete tagatiste küsimus, need küll on olemas, aga mis inimene see on, kes elab sotsiaalsete tagatiste toel, kes tahaks niimoodi elada? Inimesel peab olema väärikus, et ta annab midagi sootsiumile, mitte ei ela tagatistest. Ja individuaalse vastutuse suurenemine, mis võiks ju olla väga hinnatud nähtus ja millega kindlasti on kaasnenud omad head pooled ka siin Eestis sellega, aga teisalt see võimaldab varjata ühiskondlikke vastuolusid. Ehk kõik taandatakse, et indiviid, sina ei ole küllalt hea ja nii on haridussüsteemi saamatus õpetamisel taandatud lapse probleemiks, lapsel on õpiraskused, laps on erivajadustega ja see laps ei ole hea ja ta ei kõlba meie kooli. Nii et ühesõnaga süsteemi probleemid taandatakse siis indiviidide probleemideks, laps saab templi otsa ette, et sa oled see. Ja meenutagem siin toredat loosungit plats puhtaks. Millest plats puhtaks tehti? Tehti ka teatud sõnavarast, teatud mõtteviisidest, teatud väärtustest. Ja mina julgen siin väita, et Bildung oli mingis mõttes olemas ka nõukogude ajal. Ta oli ümbritsetud teises soostis, teise retoorikaga ja küllalt ebameeldiva retoorikaga, aga ta oli olemas ja seesama eelnev sõnavara, see toimis ka nõukogude ajal. Ehk siin professorid alustasid oma loenguid, et Brežnev ütles nii, Lenin ütles nii ja nad rääkisid mõnuga 2 tundi seal kaasaegseid teooriaid ja lõppu ütlesid nii, et nende teooriate kommunistlikku kriitikat teate te isegi, et mina ei hakka seda teile rääkima. Nii et selles mõttes see Bildung siiski oli. Ja täna oleme siis vastamisi uue sõnavaraga hariduses. Konkurents, kõik on pandud kõigiga konkureerima. Konkurents tähendab alati võitjaid ja kaotajaid. Kas meid on nii palju siin Eestis, et me võime osast inimestest teha kaotajad ja jätta nad kaotaja märgiga elama? Konkurentsivõimeline, mis on selle sõna sisu, tahaks küsida? Ma ei tea. Edukus milles? Milliste hüvede hankimisel edukus? Milliste võimete omandamisel edukus? Kas seda mõiste sisu on avatud? Ei ole kindel. Efektiivsus. Siin meie eelmistel konverentsidel on
kõlanud, et kui rong sõidab vales suunas ja ta panna sõitma väga efektiivselt ja väga kiiresti, et siis me lihtsalt jõuame kiiremini kohale sinna, kus me algselt juba suuna oleme valesti valinud. Pearaha, laps ütleb koolis enda kohta, küsin, kes oled sina kooli jaoks, olen liikuv pearaha. Tulemuslikkus, väga lahti rääkimata mõiste, millised tulemused, milles me näeme tulemusi tänases haridussüsteemis. Siit edasi väljundeid sõnastatakse, väljundeid kiputakse mõõtma. Ma väidan, need ei ole mõõdetavad. Mingid väljundid on mõõdetavad, aga mis kuuluvad kokku inimese sisuga, need ei ole mõõdetavad. Kvaliteet, naeruväärne mõiste hariduses, sest mis on selle kvaliteedi sisu, tahaks teada, kes oskab vastata. Ja edasi standardid, mõõdikud, aga see põhiline, mis inimeses on, ei allu mõõtmisele, ei ole mõõdetav. Teda on mõistetav, ent mitte mõõdetav. Praegu väga suure hulk vahendeid panustatakse mõõtmistehnikatele. Ja siit siis evalveerimine ja üks kasvatusteadlane on ka kirjutanud, et hariduse niigi nappe vahendeid nüüd eraldatakse ka hindamistööstuse töös hoidmiseks. Õpikeskkonnad, kompetentsused, nende mõistete vastu ju ei ole midagi, aga õnneks mitte väga Eestis juurdunud klient. Siit küsimus, mõelge kliendi paradigmale ja mille eest vastutab klient ja kui keegi on haridussüsteemis klient, mille eest ta vastutab seal, mitte millegi eest klient ei vastuta. Vastutab teenuseandja. Saame vastutusvõimelise inimese sellest, keda on koheldud pelgalt kliendina. Ja siin siis haridusteenus ja meil on muutunud ka eripedagoogika, näiteks pedagoogika mõistegi on kadunud ja asemel on hariduse tugiteenused. Niisugune mõiste on tulnud, uued mõisted. Ja siin siis haridus kui kaup, mida tudengid teadsid juba 90. aastatel ja üks tudeng mulle kirjutas vene keelega tudeng, et millal te meile hinnad välja panete ja mõeldud oli hindeid. Siin selline küsimus, et kas turg on tark ja kui tark saab turg olla ja mina oma ette olen selle üle mõtisklenud, turutarkuse üle, sest turg orienteerub ju ostja maitsele. Maitset võib olla igasugust. Läheb see kaup, mida ostetakse eriti palju, see tähendab orientatsiooni keskmisele maitsele. Aga kui meediatööstus ja reklaamindus seda maitset madaldab, et odavalt toodetud kaupa võimalikult suurtes kogustes maha müüa, aga odav kaup ei ole kvaliteetne, siis madaldub ju ka maitse. Ja see maitse, millele turg orienteerub, ei ole nende maitse, kes ihkaksid haritust, ehk need samad vertikaalse dimensiooni tunnusjooned ei müü ennast. Mõiste, et mis müüb, see on, siin tuleb meelde inimkonna üks elukutse, kõige vanem elukutse, kus miski siis müüs end kogu aeg. Haridusturg sellisel viisil võib aga minetada mitmed olulised ja inimkonda edasi aidanud sisud. Näiteks kadumas on ja kahjustunud on ajalooteadlikkus. Kadunud on hariduse kasvatuse ajalugu õpetaja hariduse õppekavades, seda on mõne tunni jagu sinna alles jäänud. Kadumas on filosoofia, sulgetakse filosoofia erialasid. Üliõpilaste sissejuhatavate kursuste seast on kadunud sissejuhatus filosoofiasse, filosoofiline mõtlemine ja kõrgkultuuri mõistmine, sellele suunatud siis teadmised. Ja miks need on ohus, sest nende teadmisteni jõudmine, selle maitseni jõudmine, see nõuab pingutust, selleks on vaja vaeva näha. Minge müüge turul maha see, et inimene näe vaeva, see ei ole kuigi atraktiivne müügiartikkel. Ja siin ongi küsimus, et kuhu jäävad siis need kultuurilised tegurid, mis paneksid inimest pingutama vertikaalse dimensiooni nimel.
Võib-olla nad on kuskil, võib-olla olen mina see, kes ei oska näha ja teised oskavad näha. Siis oleks tore, kui aidataks kaasa, et kõik näeksid neid vertikaalse dimensiooni tegureid. Ja tõesti, kas vaimne pingutus on ikka see, mis end müüb? Naljakas mõiste end müüb. Ja mida siis sööstab ostma haridusteenuste tarbija. Ja edasi see turule suunatud kaup ei ole hariduse näol, täna ei ole mõeldud kedagi liigselt tülitama ega sundima pingutusteks ja on selline omavaheline saladus kõigil, kes õpetavad, kui lihtsalt saadakse täna läbi. Ainult mõnede tehniliste erialade professorid ja koolide õppejõud oigavad, et tulevad meile õppima, ei tea ükskord ühte ja ülikoolides õppejõud peavad tegelema kirjaoskamatuse likvideerimisega, sest tudengite keel on niivõrd kohutav, et sa seda sisu enam ei näegi sealt tagant. Niisugusena on nad tulnud. Ja siin tõesti oleks oluline ju uurida, mismoodi tajub õpetav inimene täna koolis õppinud inimese tasandit. Uue sõnavara ja mõtteviisi toime meie kasvatusmõtlemisele. Hariduse mõistmine on instrumentaliseerunud, nagu rääkis Tero, see ei samastu enam sisemiste eneseavamis- ja täiustumisprotsessidega, vaid ta on miski, mida saab kokku pakkida, mida saab iseloomustada siis haridusastme nimetusega, algharidus, põhiharidus, keskharidus, kõrgharidus, need on paketid kõik ja seda on siis võimalik anda ja omandada ja väliselt siis sooritada, õppija on siis sooritaja ja see pakett, et ta ilus välja näeb, pakend on ju oluline tänapäeval, siis ta on kaunistatud üha kosuvate bürokraatlike reglementidega, tabelitega, imeliste õppekava raamistikega ja vorm on hakanud dikteerimas sisu. Ja õpetajad, õppejõud siis saavad koolitusi sellele, et üha uute ja uute bürokraatiliste imedega ennast kurssi viia. Haridusastmete formaalne läbimine loetakse inimese hariduse peamiseks mõõdupuuks ja siin tulebki mängu see eestlase haridus ja haritus, et eestlane väga siiamaani tahab vahet teha nende vahel. Milline on inimese sisu, mille turuväärtused on kaasa toonud? Me oleme harjunud, et inimesest räägitakse inimkapitalis kui inimkapitalist, aga kapital on alati kellegi oma. Kelle omad me oleme siis? Kelle oma on koolis käiv laps ja tema vanemad? Inimene on siis tööjõuturul, nagu Terogi rääkis, ja vaikimisi on ta taandatud instinktide olendiks, kohanemisvajaduseks, kasutatavuseks. Ehk eksitud on inimõiguste deklaratsiooni peamise deklareeritud väärtuse vastu, et inimest ei tohi kohelda vahendina, inimest koheldakse vahendina. Hea neoliberalistlik subjekt on ettevõtlik, ta ei küsi seal mingeid toetusi, ta vastutab oma toimetuleku eest ja elab läbi turuloogika, võtab kriitika vabalt üle kogu selle sõnavara mõistestikku, aga teadupärast sõnavara suunab mõtlemist. Ja siit edasi need loomujooned, arengutase, erudeeritus, tundlikkus, andekus, mõtlemisvõime, need ei pruugigi olla enam püüdmisväärsused. Ja selles mõttes tahaks väita, et see kaduma läinud vertikaalne dimensioon on see, mis ei muuda inimest õnnelikuks, kuigi materiaalselt võib tal kõik olla vägagi hästi. Aga ta ei ole õnnelik, sest tema inimese sisus on miski poolik ja võimalik, et tal on pea maha lõigatud. Pea on see, mis on meil vertikaalne ja ta on toime tulev subjekt, aga see pürgimine, see pea ja need siis inimelu mõtestavad väärtused, et need justkui on kuidagi maha lõigatud seal.
Koolidele on see palju probleeme kaasa toonud, seda on nimetanud üks Soome kasvatusteadlane ka, et kool elab kuratlikes dilemmades, see tähendab vastuoluliste nõuete väljas, vastuolulised ootused ja see kõik mõistagi kandub õpetajale, sest õpetaja enam ei tea, milline tema olema peab. Ja see käsusõna peab saadab väga võimsalt nii õpetajat kui õpilast ja käsusõna peab on alati kuulnud paraku haridus- ja kasvatusmõtlemisse, aga täna on sellel teistsugune sisu. Ja kasvatuse õpetamise uuenenud esinemisviis on haridustehnoloogiad. Tehnoloogia, see on ka sõnavara, mis suunab mõtlemist. Tehnoloogiatega väga hästi sellele alluvad materjalid, sellele alluvad mehhanismid, masinad, aga tehnoloogiatega minna inimese juurde, taandatud inimese juurde võib niimoodi minna. Ja kui laps tunneb, et ta on taandatud inimene koolis, siis ta ei saa olla õnnelik sellisena. Ja siin siis kaasa ongi see toonud põlvkondade kaupa sooritajaid, need, kes lähevad maha saama, ära tegema, hindasid saama, nii-öelda kuulekusele õpet, sest kõigil on kiire, koormus on suur, kõike tuleb järjest juurde, infotulv on suur, teadmiseks saada see infotulv enam ei jõua, aega selleks ei anta ja inimestel on paaniline hirm ebaõnnestumise pärast, mis siis nii-öelda kahandab seda edukust, mille sisusse ei ole süüvitud ja süveneb paraku ka autoritaarsus haridussüsteemis, sellest oli ka enne juttu. Siit võõrsõnavara valitsemine süvendab võõrandumist. Leidsin ühe nüüdisaegse võõrandumise käsitluse ja võõrandumist mõistetakse seal kui moraalset atroofiat, moraalne kõhetumine. Ja sisuliselt on see, et tänaste suurte süsteemide ajastul inimene usaldab oma moraali välistele etteütlejatele, nii et väljast poolt öeldakse talle ette, millesse pead sina uskuma, kuidas pead sina elama, mismoodi pead sina toimima. Eks nii ole ju ka varem olnud, eks seda funktsiooni on täitnud ideoloogiad ja religioonid ja pildung mõtlemise erilisus ongi ehk selles, et kuulutati, et inimene peab vabaks saama kõigest, mis on väline, vaid looma ise oma sisemise moraali, ehitama selle ise üles, elama läbi ka need sisemised piinad, et need eluprintsiibid endale luua. Võõrandumine on, kui sisemine moraalne otsustumissuutlikkus närbub, sest kõik teavad, milline mina pean olema ja mida ma pean pürgima. Toetutakse välistele väärtusskeemidele ja selle tulem on siis vastutustunde nõrgenemine. Ja hirmutabki see, et sellised inimesed, kes seda moraali keset enam eneses ei leia, nendega on väga lihtne manipuleerida, nad on kuulekad, nad on hirmunud ja nende abil võib korda saata igasuguseid hirmutegusid, seda ju näitab ka meie ajalugu. Ja küsimus siis edasi, et mis siis peale hakata kogu selle teadmisega. Siin ongi võib-olla teadvustada endale, et asjad on nii, ja ka mitte uskuda, mida keegi teile räägib, et asjad on nii, vaid et te ise mõtleksite selle üle, kuidas need asjad on. Teadvustada seda enesele vabalt, sõltumatult ja suunata siis fookus inimesele, elule, loodusele, algupärastele nähtustele, oma enese autentsusele ja ammutada sellest julgust, sest kui sisimas on see tõe tundmise kese eneses üles leitud, siis see teeb ka julgeks ja kui sa oled julge ja sa ütled ja lähed, et siis see teine pool aktsepteerib seda. Ehk ühesõnaga, mõelgem sõnavara teiseks, ärgem leppigem selle sõnavara ja mõtteviisidega,
mida kaubastatakse meile siin ilusas pakendis. Ja siit edasi tuleks järele mõelda, et millist haridust siis inimene vajab, kes loob oma identiteeti, ja ma loodan, et sellest kõnelevad meile järgnevad esinejad täna.